Tere! Tere! Mina olen Eerik. Ja mina olen Makar. Ja lisaks Ahaa poolt tervitame teid ka Tallinna kesklinna valitsuse poolt. Ning soovime õnnitleda teid kõik isadepäeva puhul. Nii isasid kui ka vanaisasid kui ka kõiki teisi. Emasid tervitame ka, aga teie jaoks on eraldi päev. Aga tervitused kõigile sellegi poolest. Nii, ja me oleme täna siin, et näidata huvitavaid efektseid katseid, kus alguses me teeme sellise show-laadse asja ja siis hiljem te saate kõiki neid katseid kodus järgi proovida. Ma igaks paran, mitte kõiki. Need esimesed katsed, mis me siin teeme, on natukene efektsemad ja natukene ohtlikumad, aga meil on teile varuks ka sellised kodused katsed, mida on hea kodus teha isaga koos. Just. Ja mis seal ikka? Võime vist alustada esimese katsega. Ja meil on selline klassikaline katse, mida ma usun, et päris paljud on näinud. Sellegi poolest on väga efektne katse. Et kui te Ahaas teadusteatit olete vaatamas käinud, siis suure tõenäosusega olete seda näinud küll. Ja katse siis on vedela lämmastikuga. Vedellämmastik on hästi-hästi külm vedelik. Näeb välja nagu vesi, aga temperatuurilt on ta peaaegu -200 kraadi, nii et väga-väga külm. Ja kui ta on nii külm, siis oleks põnev panna sinna sisse midagi soojemat. Näiteks just keenud vett, mille temperatuur on peaaegu 100 kraadi. Nii et see temperatuuride erinevus on peaaegu 300 kraadi. Nüüd, et me siin ise haiget ei saaks, siis väike kaitsevarustus meile ka. Ja katse ongi väga lihtne. Valame need 2 vedelikku omavahel kokku ja vaatame, mis tulemus tuleb. Nii, 3, 2, 1. Suurepärane. See siis, mis te siin näete, on udu. Samasugune udu, mis tekib siis kevadel või sügisel õues või ka siis pilved. Ja millest ta koosneb? Koosneb tegelikult veest ja vedelast veest. See on hästi-hästi tillukesed veepiisakesed, mida palju silmi näha ei ole, aga üksikult neid näha on. Samamoodi nagu seda juuksekarva, mis ma Makari peast just tõmbasin, näha ei ole. Aga juukseid tema peas näha on küll. Ja tõesti, et tõestada, et tegemist on vedela vee olekuga, me saame seda valada väga hästi. Jaa, nii hea vesi. Kas oli tunda ka midagi? Natuke oli. Väga? Selline hea mõnus jahe oli. Nii. Aga lämmastikuga me natuke jätkame ja meil siin samas kõrval on selline suur kera. See on selline mootor, nüüd üks kõige esimestest mootoritest maailmas. Ja selle nimi on siis Heroni kera. Sinna sisse me siis valame natuke lämmastikku. Ja kuna see lämmastik seal hakkab kohe keema, siis sinna kera sisse tekib rõhk, suurem rõhk. Ja ta hakkab ennast välja pressima nendest aukudest siin külje peal. Ja kui gaas tuleb sealt välja, siis see kera hakkab keerlema ja lõpuks ta hakkab meil siin nii kiiresti keerlema, et terve see alus hakkab siin vaikselt värisema. Ja, nagu iga mootoriga, ta läheb natuke aega, et käivituda, nii et pärast seda, kui me paneme selle Heroni kera kinni, me läheb natuke aega, et see lämmastik hakkaks aurustuma. Ja alles siis me saame seda näha. Võta ma näpp sealt vastas ära, jah. Nii. Et väga hästi ta sinna sisse taha minna, sest gaas igalt poolt pressib ennast välja. Väga hea. Nii, nüüd läheb kinni. Ja tähelepanelikumad juba märkavad, et sealt alt tuleb sükest udu, ka kondenseerunud vesi. Ja kui ta meil siin keerlema hakkab kiiremini, siis sealt see härmatise ja kondensatsiooni piir hakkab tõusma ka. Ja nüüd ei ole midagi muud teha, kui natuke oodata, et ta hakkaks ise meil tööle. Esialgse hoota sai juba sisse, nüüd aga ootame, et lämmastiks teeks ülejäänud töö meie eest. Jah. Ja nüüd järgmised 40 minutit lihtsalt ootamegi. Õnneks nii palju aega sellega ei lähe. Õnneks mitte. Et jah, see mootor siis mõeldi välja juba vanas Kreekas. Leiutaja nimi oligi Heron, kes lisaks sellele mootorile leiutas ka väga palju teisi huvitavaid mehhanisme. Aga siis esialgselt
see mootor siis töötas auru põhjal, ehk siis see on aurumootor. No, ta hakkab meil... Vaikselt hakkab minema, aga usuge mind, et te saate aru, kui see mootor läheb tööle, et see asi juhtus. Nii, Makar andis tolle küll hoo sisse, aga te nüüd näete, et ta hakkab ise kiiremini minema. Ma ei tea, kas seda susinat on kuulda. Aga kindlasti on seda näha nüüd ka. Teem. Kas läheb? Pane! Väga hea. Et selle keerutamise Jesus Christ! Nii, suurepärane, töötas. Nüüd meil oli 2 katset, kus me kasutasime vedelat lämmastikku, midagi väga-väga külma, aga sooviks teha ka veidi soojemaid katseid. Jah. Ja kuna meil ise saime ka natukene külma, siis teeb ennast soojaks. Ja kuna tõesti kasvasime seda külma nii palju, laseks käed soojaks, siis on loodetavasti natuke mõnusam olla. Teeme kivipaberkääre, kes ennast põlema paneb. No, Võitja paneb põlema ennast. Okay. Kivipaberkäärid, 1, 2, 3. Yes! Nii! Jep, just niimoodi käib see haastöötamine, et võitja paneb ennast põlema. Mitte teistpidi. Aga, et ma siin nüüd väga haiget ei saaks ja saaks pärast Makariga teatrit ilusti jätkata, siis ma loomulikult panen endale kaitsevahendid peale. Näokaitseks panen endal samasuguse maski, mis ma enne panin. Aga kätekaitseks kasutan vett. Tegemist on täiesti tavalise veega, mis isegi ei ole vist väga külm. Ja selleks, et me saaksime Eerik põlemat panna, me täidame mullivedelikku propaaniga. Nüüd propaan on gaas, mis väga hästi põleb, ehk siis kui me laseme ta siia sisse, tekivad mullid, aga need ei ole tavalised mullid. Ja ma arvan, et me ei pea seda küll üle ütlema, aga igaks üks ütleme ikka seda katset kodus mitte järgi teha, isegi kui tal on vahendid selle jaoks olemas, sest no, kui see katse valesti läheb, siis tagajärjed ei ole toredad. Nii, aga ma loodan, et sa oled valmis. Kohe. Teeme viimase veel. Näo tahaks ka ära katta. Nii. Mullid kätte. Tikk põlema. Ja vaatame, mis siis sellest välja tuleb. Väga hea. Oled elus ja terve. Väga hea. Paneme selle mullivedeliku ka nüüd põlema. Soe. Jah, kahjuks kaamera kaudu ei ole seda soojust tunda, aga uske meid, on väga-väga soe. Aga miks see Eeriku käed jäi terveks? No käed jäi terveks sellepärast, et see vesi just seal peal oli. Vesi vajab kuumutamiseks või soojaks minemiseks väga palju soojusenergiat. Ja kui ta niimoodi korraks seda energiat saab, siis see ei ole piisavalt palju, et ta soojaks läheb. Et ta külm vesi mul alguses käe peal oli ja praegu on ka külm vesi. Tahaks nüüd käed kuivaks saada, aga mul teeme siis nii. Väga hea. Nägime sellist suurt ja ilusat leeki, aga tahaks vaadata, kas me saame seda leeki ajada veelgi suuremaks ja ilusamaks. Nimelt, kui praegu meil põles propaan siimoodi lahtises kausis, siis seekord paneme ta põlema sellises pöörlevas aluses, sellises torus. Ja siin me saame näha sükest toredat leegi kuju. Nii. Ja kui praegu see leek on päris väike, tavalise kujuga, siis vaatame, mis sellega juhtub, kui Eerik hakkab seda alust nüüd natuke keerutama. Ja kui see alus meil pöörleb, vaatame, mis sellest välja tuleb. Selline ilus tuleniidikene, kui me gaasiaga juurde paneme, saab sellest niidis korralik tuletornaado. Tuletornaado. See on ka soe. Ja miks see siis niimoodi ülesse läheb siin ilusti on sellepärast, et see õhk siin ümber keerleb, soe õhk tahab ülesse tõusta, ta siin keskel on väiksema tihedusega ja siis ta soe õhk kogunebki siia keskele poole ja siis tõuseb niimoodi keereldes ilusti ülesse, tõmmates tuld endaga kaasa. Samas, kui see alus jääb seisma, siis me näeme, et leek võtab tavalise kuju, ehk siis enam seda õhuliikumist ei ole ja siis ta põleb nii, nagu ta peakski põlema. Nii. Oleme teinud mitu katset
vedela lämmastikuga, mis oli väga külm. Tegime ka 2 sellist põlevat katset. Nüüd teeks midagi natuke rahulikumat, keemiaga seotud. Ja teeme elevandi hambapastat. See on selline juba arvatavasti populaarseks muutunud keemiakatse, kus meil on vesinikperoksiid põhitegelaseks. Vesinikperoksiid on siis apteekides müüdav aine. Ka kasutatakse näiteks juuste pleegitamiseks ja blondeerimiseks. Ja tema on siin meil üsnagi kange, 50%, nii et see, kui käe peale läheb, siis ega see väga mõnus ei ole. Selle jaoks me paneme ka kindad kätte endale. Samas see pole ainuke asi, mida meil läheb vaja, vaid me kasutame veel ka nõudepesuvahendid. Ja loodetavasti see aitab meil tekitada vahtu, mulje, ja kui see gaas, mis hakkab reaktsiooni käigus tekkima, jääb seal feeri või tähendab nõudepesuvahendi sees kinni, siis on seda väga ilus vaadata ka. Ja. Nüüd, ja nagu ma Karl ütles, meil tekib siin gaas, aga see gaas niisama peroksiidist tekib väga aeglaselt. Ta praegu ka tekib, aga näha on, et siin mingid mulje välja ei tule. Samamoodi, kui me valame peroksiidi sisse, siis väiksed mullid tekkisid, aga seda reaktsiooni ei ole üldse põnev jälgida. Meil oleks vaja kiirendada seda kuidagi ja teha veelgi suuremaks. Ja selle jaoks on meil 2 erinevat katalüsaatorit, ehk siis keemilise reaktsiooni kiirendajad. Minul on tavaline kuiv värv, mis on vee sees ära lahustatud. Ja mul on siis kaaliumpermanganaat või siis beebililla, nagu seda nimetatakse. Ja oota, ma panen endal varukad alla. Sa pane ka igaks juhuks, ma arvan. Teeme nii. Nii. Ja miks meil 2 on sellepärast, et siis me näeme, kuidas need katalüsaatorid erinevalt mõjuvad. Nii, ja näeme, kumb ka parem on. Oled sa valmis, Makar? Ja. Teeme siis 3 peale. Ja. 1, 2, 3. Kas sa ikka valasid katalüsaatorid sisse ka? Valasin küll. Mul tuli ikka väga mage. No õnneks Makaril tuli niisugune hea tore toru välja sealt. Jah, ehk siis kuigi mõlemad katalüsaatorid töötavad, siis see reaktsiooni kiirus on väga erinev, sõltuvalt sellest, millist katalüsaatorit me valisime. Nagu on näha, Eeriku reaktsioonis natuke mingit vahtu tekkis, samas midagi nagu väga efektset ei ole, sest siin see töötas palju kiiremini, tänu sellele sa vaht lausa lendasid välja. Ja mis gaas see vaht on? See on tegelikult hapnik. Et kui vesinikperoksiid laguneb, siis ta laguneb hapnikuks ja veeks ja see hapnik läkski siis selle pesuvahendi abil siis ilusti mullidesse. Väga hea. Nägime ühte keemilist reaktsiooni, aga läheks tagasi sinna tule juurde, paukude juurde ja nagu kõik, kes on ahas käinud, mis teavad, et päris tihti me lõpetame oma teatrit suure pauguga, tahaks seda teha ka praegu. Ja me kasutame oma paugu tegemiseks juba midagi, mida me täna kasutanud oleme, propaani. Propaan on niisugune hea põlev gaas koduses majapidamises kasutatav midagi tihti, kellel on gaasipliit kodus, siis midagi sarnast sealt tuleb. Ja teeme siis sinna õhupalli, mis on propaani täis. Ja vaatame, kuidas ta meil siis põleb. Sa juba võtsid ka õhupalli. Ma siis olen oma õhupalliga siin. Ja olgugi, et õhupallid täituvad peaaegu sama kiiresti, siis üks õhupall nendest on päris ohtlik, teises on tavaline õhk, mis ei teeks mitte midagi. Ja propaan nüüd põleb niimoodi, et tal on päris palju hapnikku vaja põlemiseks. Ja ta alguses võib-olla ei taha väga süttida, aga kui ta nüüd põlema läheb, siis ta ümberringi on tal natukene liiga vähe hapnikku. Ja te näete, et seesama õhupallikene, mis siin on, mis on hetkel päris suur, ma ei ütleks selle kohta enam õhupallika, lihtsalt õhupall, siis ta hakkab seda hapnikku nii-öelda otsima igalt poolt mujalt ka ja tänu sellele siis ta laieneb siin suureks tulekeraks meil. Nüüd õnneks see pauk ei ole üldse vali, kuna ta on suhteliselt aeglane põlemine, siis tekib väga palju leeki, aga
kõrvaklappe isegi poleks vaja, et seda põlema panna. Nii. Davai, teeme ära. 3, 2, 1. Noh, 1. Päris mõnus. See pauk, mis te siin kuulsite, ei olnud selle propaani põlemises tekkiv pauk, vaid see oli tavaline õhupalli pauk, mis tuleb siis sellest, et see õhupalli kile iseenda vastu peksab. Nüüd seekord meil õhupallis oli ainult propaan, jällegi hapnikud osa õhust. Õhus on umbes 21% hapnikku, nii et reaktsioon oli suhteliselt aeglane, tänu sellele tekkis ka päris palju leeki. Aga mis te arvate, mis juhtub siis, kui me lisame siia hapniku juurde? Eerik, mida sina pakud? No kui hapniku juurde lisada, siis ta arvatavasti põleks kiiremini, teeks meil kõvema paugu. Nii et väga palju hapniku me kahjuks juurde lisada ei saa. Sellepärast, et meil on üks uks, mis ei taha, mis ei ole kinni. Ja paneme siis selline propaani 1:1 segu. Ja vaatame, kuidas ta meil siis põleb ja kas ta on kuidagimoodi erinev selle põlemisega. Ja ma ei ole nüüd kindel, kui hästi seda pauku nüüd kuulda on läbi kaamera. Aga kindlasti on näha, et plahvatus toimib palju kiiremini, et leeki on natuke vähem ja et on kuidagi järsum. Nii, täidame nüüd siia hapnikuga ka. Paneme umbes pooleks. Gaasidega on see mure, et on raske täpselt öelda, millist gaasi kui palju sisse läks, aga loodame, et läheb umbes sama palju. Ja. Aitab. Et selline silma järgi segamine on pigem kunst kui teadus meil siin. Ja kui eelmises katses midagi hullu ei olnud, kõrvad võisid olla lahti, siis seekord igaks juhuks me peame panema oma kõrvad kinni, olgugi, et tegemist ei ole kõige hullema seguga ja tegelikult propaan vajab rohkem hapnikku, kui ta praegu sai, siis see pauk on kindlasti suurem ja valjem. Et ohutus enne kõike. Just. Nii, aga ma loodan, et teie olete valmis. Tundub, et Eerik ei ole. Mina olen valmis. Mina ei pea seda süütama. Vaata, mis siis sellest välja tuleb. Ja 3, 2, 1. Nii, väga hea. Väga palju erinev ei olnud. Samas seekord me näeme, et ka laud on natuke kannatada saanud. Kergelt tahmane. Nii. Aga sellise toreda pauguga meie show osa nüüd siin on lõppemas. Ja nagu me enne ütlesime, siis palun ärge tehke neid katseid kodus järgi, isegi kui te oskate need asjad kätte saada, need katsed on tõesti ohtlikud, neid ei tohiks korrata. Aga järgnevad katsed on just sellised, mida te kodus saate järgi proovida ja isegi võiksite järgi proovida. Saate teha sellest väikest filmi ja videot ja võib-olla isegi midagi võita. Ja. Nüüd nendest loositingimustest me räägime veidi hiljem, aga praegu tahaks mainida seda ka, et kui teil tekib küsimusi, siis me soovitame minna Tallinna Kesklinna valitsuse Facebooki lehele ja kirjutada oma küsimuse chati. Me proovime jooksvalt vastata nende peale ka. Jah, proovime. Aga meie esimene katse siis on selline lihtne teekatsekene. Nimelt, kui te tahaksite ka teha mingit katset, kus oleks natuke tuld ja midagi põlevat, samas, et see katse oleks ohutu ja et seda saaks kodus teha, siis see on väga hea variant. Ka selle katse puhul palume teid teha seda koos vanematega, olgugi, et tegemist on suhteliselt ohutu katsega, siis palun ärge tehke seda üksi kodus. Kuna tegemist on ikkagi tulega, siis oht on olemas, nii et vanemad peavad olema kõrval, sest vastasel korral pole äkki pärast mingit korterit või midagi taolist. Jah, aga selleks katseks teil läheb vaja tavalist teekotti, kääre ja siis ühte tikku, millega seda kõike hiljem põlema panna. Nüüd selleks, et saaks sellise toru valmis, mida me hiljem paneme põlema, teil on vaja lõigata siit selle otsa ära ja valada kõike koti sisu välja. Ja. Seda koti sisu loomulikult saab veel kasutada, kui teil on mingisugune mingi pakikene, kuhu sisse saate panna puruteed. Et tee loomulikult toimib ikka veel, aga seda kotikest on meil just vaja. Ja kui me kotikesse võtame niimoodi lahti ning teeme tema sellise toru, siis peaks tulema midagi sarnast välja.
jah. Kas me paneme korraga mõlemad, kuna meil nüüd 2 tükki on? võime, paneme siis mõlemad korraga, vaatame, kas neil on natuke vahet ka või mitte, kas nad põlevad sarnaselt. Jah, et see katse nüüd ei ole 100% hästi toimiv, ta vahepeal mängib meile mäkra. sul on alt viltune. Jah, kui te lõikate, siis vaadake, et alt oleks ilusti servad sirged, muidu ta kukub ümber. Nii, proovime siis veel kord. Vähemalt üks teekott seisab meil väga hästi laua peal. Tubli teekott. Nii. Aitäh! 3, 2, 1. Alguses nad põlevad siin nagu nad ikka põlevad, kuid näeme, et siin lõpupoole nad niimoodi tõusevad ülesse. Ja on lausa väike võistlus, milline neist jõuab varem nüüd alla. Jah. Miks ta nüüd ülesse tõusevad, on väga sarnane tegelikult natuke sellele eelnevale tuletornaado katsele, sest mis teda ülesse tõmbab, on see sooja õhu liikumine, aga ta suudab seal tõusta just sellepärast, et ta on hästi-hästi kerge, hästi kohev põlendmaterjal. Ja kui te teete seda kodus järgi, siis jällegi palun tehke seda koos oma vanematega ja kindlasti jälgige, kuhu see tükike lendab, et ta ei lendaks kuhugi kohta, mis võiks olla ohtlik. Olgugi, et ei põle väga kõrge temperatuuriga, kui ta satub kuhugi väga halba kohta, siis see võib olla päris halb. Nüüd järgmiseks natukene veega mängimist. See on üks tavaline minikripp sulguriga kotikene ja siia sisse, kui ma nüüd selle lahti saan, saame panna vett. Kus meil see veeämber on? Siin. Ämber on siin samas, see vesi, millega eritegi enne oma käed märjaks, et nad põlema ei läheks. Saame selle koti ilusti veega ära täita. Niimoodi täitsa veekotikene. Ja minule meeldib rääkida, et see on nagu inimene. Et inimene on ka nagu veekotikene. Ja 70%, 80% vett on inimene, see kotikene on isegi rohkem kui seda. Ja kui me räägime sellest kui inimesest, siis järgmine osa on natuke hirmus. Nimelt, me räägime sellest, mis siis juhtub inimesega, kui teda kogemata või meelega läbi torgata. Palun ärge torgake inimesi läbi. Jah, kasutage kotti selle jaoks, selle katse jaoks. Nii. Aga seesama, mis on grillvarras või? Lükkame siit kotist läbi ja nagu te näete, on siit kotist läbi, aga mida te ei näe, on vee tilkumist või vee lekkimist. Proovime, kas see töötab ka teise grillvardaga sama hästi või siis hakkab ikka vett tulema välja, kas esimesest või teisest august. Tundub, et ka praegu ei juhtu midagi. Ja iseenesest me võiksime jätkata nii päris kaua. Vahet pole, mis poolt me seda teeme, kuidas me seda täpsemalt läbi torkame. See vesi siit ise välja ei tule. Ja miks ta siis ei tule, on sellepärast, et see kott on natukene elastne. Kui me sealt läbi selle varda surume, siis ta surub ise ennast selle varda ümber ja tänu sellele ta ei lase seda vett läbi. Ja niipea, kui ma siit kotikesest selle ühe varda välja võtan, siis hakkab vett lekkima. Isegi siis, kui ma panen selle varda tagasi. Ma ei tea, kas siis hakkab ka vett lekkima. Muidugi päris raske teha täpselt samast kohast. Läks isegi. Aga isegi läks ja tundub, et vett välja ei tule. Väga hea. Nüüd saame seda inimese analoogiat siin veel jätkata, sellepärast inimesega tähtsalt samamoodi. Kui mingisugune võõrkeha teile kehasse satub, siis seda ei tohiks välja tõmmata, sest ta hoiab iseenesest nagu seda verejooksu tagasi. Ja kui välja tõmmates, nagu näete, kott hakkas kohe lekkima. Nii, aga praegu oli sellised väiksed grillvardad, mis töötasid väga hästi ja me julgustame teid seda järgi proovima, aga kuna me oleme ikka ahhaas, proovime seda sama katset teha veidi suuremalt ka. Meil ahhaas meeldib asju suuremalt teha. Yeah. Et võtame veidi suurema kotti. Ja natukene suurema varda. No alustame ikka keskmistest. Okei. Aga siis katsetame, kas see kõige suurem töötab ka. Samamoodi meil on vaja täita see kott veega. Ja need vardad ei ole just kõige teravamad. Nii et see teeb asja ainult raskemaks meie jaoks. Loodetavasti saame hakkama. Mina tahan seda sisse panna. Teeme nii. No seekord sina saad kõiki neid sisse panna. Saan või? Yeah. No davai, alustame siis see keskmise mõõduga vardaga. Nii, väga hea. Püsib. Tundub, et töötab. Saame natuke väiksemas või natuke suuremas mõõdus varda.
nüüd, kui te hakkate seda tegema kodus, siis jälgige, et te paneksite selle pulga läbi ainult ühest august, et ei liigutaks ta liiga palju, vastasel juhul on teil mitte auku ja siis see vesi tuleb sealt väga hästi välja. see tuleb ülevalt välja sul. mida? nüüd oligi see, et ma tegin siia väikse augu sisse ja nüüd tuleb see vesi meil nagu siit ülevalt välja, sest see kott ei ole meil korralikult kinni surutud, aga noh. Samas töötab ikka väga hästi. Ehk siis, kui ülevalt kott oleks suletud, siis ei tuleksid vett üldse välja. Praegu natuke tuli, aga kui me panime selle pulga lõpuni välja, siis me näeme, et see vesi püsib seal sees ja ei voola meil siit kotist kuhugi. Nii. Nüüd võib-olla vaadata, äkki meil on küsimusi tekkinud. Sama aega mina järgmist katset saan meil sättida. Sest järgmiseks tuleb meil ka niisugune lihtne füüsikakatse ja siin on vaja siis fööni ja niisugust pinksipalli või veel parem, kui teil on niisugusest kergest plastikust niisugune suurem pall. Ja, meil on näiteks üks pallimerepall. Muidugi see natuke sõltub teie föönist ja selle võimsusest, et milline pall sobib paremini, nii et peaks siis proovima ja katsetama. Meie lihtsalt teame, et meil selle fööniga töötab see pinksipall natukene halvasti ja mis me siin teeme, on niisugune asi nagu Bernoulli pall. Siis näitame teile natukene Bernoulli seadust. Ehk siis jällegi, kes on Haasvanem käinud, ilmselt on näinud meil tehnoloogiasaalis selle suurt palli, mis hõljub õhus. Nüüd me näitame, kuidas seda saaks kodus järgi teha. Alustame siis selle väikse pinksipalli ja vaatame, kas saame hakkama. Tundub, et ei saa. Oota. Et kui teda panete pinksipalli, siis tasub niimoodi otsida üles see koht, kus talle meeldib juba niisama seista. Siis on võimalik teda sinna panna, sest kui te liiga alla panete, siis see õhk surub ta kiirelt ülesse ja ta võib alla kukkuda. Ma ka lihtsalt vist ei oska. Vist jah, aga vaatame, kas selle suure palliga töötab ta meil veidi paremini või mitte. Nii. Suurema võimsusega, väga hea. Ja siin saame näidata, et me saame lausa nurga alla panna selle palli. Ja ta ilusti ikka püsib selles õhuvoolus. Aga niipea, kui ma selle õhu välja lülitan, pall kukub all. Ja tundub, et tegemist on sellise efektsega, võib-olla kasutu katsega, siis me tahaks seletada, kus seda elus võib üldse vaja minna ja kus seda praktilisel moel kasutatakse. Näiteks lennukid. Lennukite üleval lendamise põhimõte on üsnagi sarnane selle Bernoulli palli katsele ja täpselt see õhu liikumine üle selle tiiva on see, mis tekitab seda ülestõusu jõudu, samamoodi nagu see pall meil siin niimoodi nurga all suutis olla. Et seda näidata, me teeme sama katse, aga veidi suuremalt. Nimelt, kui enne seda me kasutasime fööni ja pallimerepalli, siis seekord me kasutame lehepuhurit. Mis on siin all meil. Ja siis WC-paberit. Täiesti tavaline rull. Meil on veidi suurem siin. Iseenesest töötaks ka tavalise rulliga väga hästi. Nii, teistpidi peab olema. Just nii. Nagu Erik ütles, pidi paneme teistpidi ja kohe me vaatame, kas sellel on olnud mingi tähtsus või mitte. Kas see kuidagi mõjutab seda asja. Nii. Tohoh. Jee, nüüd meil on nii palju koristada vaja. Aga hea lood just oli märk, nii et eriti mugav. Et siin see WC-paber hakkas siis lendama just selle sama õhuvoolu pärast. See õhk siis tiris seda WC-paberit kaasa, tekkis niisugune õhutakistus ja see tõmbas pidevalt seda paberit juurde ja juurde ja juurde, kuni meil siin oligi, tekkis lihtsalt hunnik prügi. Väike hoiatus ka, kui teil on kodus lehepuhur olemas, me ei soovita teha seda toast, nagu te näete, koristamist on päris palju, et kui te tahate ikka seda katset proovida järgi, et teil on lehepuhur selleks olemas, siis soovitame teha seda õues, sest koristamist on veidi vähem. Jah. Nüüd
järgmiseks teeme veel natukene keemiat. Ja me teeme keemiat nüüd kapsaga. Jah, ehk siis kui enne eelmises katses, kus me tegime elevandi hambapastat, seda vesinikperoksiidi on üpriski raske kätte saada, eriti nii kontsentreeritud vesinikperoksiidi, siis järgmist keemiakatset saavad kõik kodus järgi proovida. Selleks teil on tõesti vaja punast kapsast ja siis erinevaid kodus leiduvaid kemikaale, aineid. Näiteks meil on täna siin vedelseep. Sidrunhape. Meil on ka äädikat. Ja söögisoodat. Torusiili läks ka veidi sisse. Läks. Torude puhastusvahendid. Ja meil vaatan, et meil on vaja vett veel sinna lisada mõnedesse. Ehk lisame veidi vett juurde. Teeme nii, et meil oleksid sellised lahusad. Aga nagu on praegu näha, kõikides nendes anumates on meil läbipaistev vedelik. Ja enne kui me täitsime neid, ei pannud silte külge, mis meil kus asub. Ja nüüd oleks vaja kindlasti teada, kuhu meil mis asi sattus. Ja no, kuigi meie võib-olla teame, mis kus on, siis me ei ütle teile, mis kus on. Ja saate kodus seda sama katset järgi katsetada ja vaadata, kuidas teie tulemused võrdlevad meiega. Ehk siis praegu meil on seal 5 erinevat ainet. Siin on siis punane kapsas, mis on meil kuuma vee sees. Jah, et niisugune punase kapsa kuuma veemahl on siia tehtud, et keevat vett punase kapsa tükkidele hulka lisatud. Ja nüüd, kui me lisame seda punase kapsa mahla meile nendesse katseklaasidesse, siis me näeme erinevaid tulemusi. Ja kui enne see vedelik oli meil sinist värvi, siis me näeme, et esimeses anumas läks ta meil hoopiski roosaks, põnev. Vaatame, mis edasi juhtub. Esialgselt roheline, aga ta nüüd muutub kiirelt kollaseks. Siin ta jäigi meil siniseks. Paneme väikse tausta ka, et oleks ikka paremini näha kõike, mis siin toimub. Nii, järgmine. Jälle roosa. Kuid toonilt natukene erinev. Ja viimane läks siis hele siniseks. Ja mida need värvid nüüd tähendavad? Need näitavad siis erinevat happelisuse astet. Nagu ma ütlesin, me ei ütle teile, mis on mis. Saate kodus järgi katsetada, leida, mis asjad siis on meil siin happelisemad, missugused on aluselisemad. Ja noh, ma võin juba öelda, et sidrunhape on vist happeline. Ja võime ka väikse vihje anda teile, et kui te internetist natuke otsite, te kindlasti leiate mingisuguse skaala, mis näitab, kus on tegemist happeliste ainete ja kus on tegemist siis aluseliste ainetega. Näiteks, siit me võime kohe vaadata, et need ained, mis meil on punasemad või siis roosakat värvi, seal on ilmselt tegemist happega. Aga milline neist 5 on siis happe, lausa 2 tükki, seda te saate kodus ise järgi proovida. Just nii. Ja nüüd tuleb meil viimase katse aeg. Ja viimase katse aeg, nagu ikka, viimane katse peaks olema selline, mis võib niisuguselt lõbusalt ebaõnnestuda meil. Ehk siis kui majas me tavaliselt teeme viimasena sellist suurt pauku, kodus seda oleks kindlasti mitte mõistlik teha, et me näitame hea asenduse sellele katsele, kus tekib seda natuke adrenaliini tunnet, natuke midagi ekstreemsemat. Ja ütleme ausalt, et see katse ei pruugi alati õnnestuda, nii teil kui ka meil praegu siin teatris. Meil on siin klaasid. 4 klaasi ja 4 WC-paberi rulli ka, mis on nagu WC-paberina ära kasutatud. Ja siin kausis on meil munad. Nüüd, meil on toored munad. Aga teil soovitame kasutada juba keedetud mune, sest siis on pärast vähem koristada. Kuna meile ilmselgelt meeldib koristada, siis me kasutame tooreid munasid. Ja see teeb ka selle ebaõnnestumise huvitavamaks meil. Õnneks paberit on põrandal piisavalt palju, nii et saame seda kohe kokku korjata ja vajadusel koristada. Aga need klaasid me täidame siis veega ja nende peale paneme ühe tavalise kandiku. Ideaalis sellel kandikul võiksid olla kõrgemad ääred, siis ta töötab natuke paremini, samas kui ei ole, siis peaks ikka õnnestuma. Ja nüüd kandiku peale tuleb panna need samad WC-paberi torud
ja need tuleks panna niimoodi, et nad oleks täpselt nende klaaside kohal. Ja seda on väga lihtne teha, kui vaatate mõlemalt kahest suunast. Alguses vaatate ühelt poolt, vaatate, oleks klaasi kohal. Ja siis vaatate teise nurga alt, et oleks samamoodi klaasi kohal. Siis saate olla kindlad, et ta on täpselt ilusti klaasi kohal. Ja nüüd ei ole midagi muud vaja teha peale selle, et paneme need munad siia ilusti peale. Nii et nad ei kukuks sellest torust läbi, vaid jääksid sinna üles. Et väiksemate munadega võib olla niimoodi, et nad jäävad siia toru sisse niimoodi kinni. See on nagu halb variant, sest siis nad jäävad siia toru sisse kinni ja siis ei tule see tulemus, mis me tahame. Et pange ta pigem niimoodi toru peale, et oleks siin õrnalt niimoodi peal ja kerge kukkuma. Sest mis me nüüd teeme, on see, et mina üritan nüüd selle kandiku siit ära lüüa niimoodi, et need munad kukuvad klaasi. Kuna meie munad ei ole keedetud, siis juhul, kui Eerikul see ei õnnestu ja need munad lendavad kuhugi valesse kohta, siis nad lähevad katki, see on väga palju koristamist, nii et sellepärast me palume teil kasutada keedetud mune. Aga ideaalis need peaksid kukkuma vette ja siis nad ei lähe katki ka. Nüüd, Eerik, kas sa tead mingit nippi ka, kuidas peaks seda õigesti lööma, seda kandikut? Seda peaks lööma ühe järsu ja tugeva löögiga, et see kandik lendaks otse eemale. Mitte ei löö siit niimoodi alla, mitte ei löö ülesse, vaid teie eesmärk on lüüa ta niimoodi otse ära. Sest siis see kandik hakkab niimoodi otse lendama ja tõmbab need topsid endaga kaasa. Aga munad, kuna nad ei ole siin kõvasti topsi küljes kinni, loodetavasti kukuvad otse alla. Ja, kuna nad kaotavad väga kiiresti igasuguse toetuse, neil ei jää muud üle, kui lihtsalt alla kukkuda. Loodetavasti. Nüüd muidugi see väga sõltub sellest, kuidas Eerik lööb. Nagu te näete, ka Eerik on närvis, kuigi ta on seda katset varem teinud. Ja pooltel kordadel on see ebaõnnestunud. Nii, kas me oleme valmis? Ma loodan. Nii, soojenduslöögid. 1. Ära nüüd soojenduslöögiga vastu mine. 2. Ja... Väga hea. Yes! Kuna publikut ei ole, siis ma planeerin ühe pealt üksi sulle. Nii, meil see katse õnnestus. Jällegi päris tihti juhtub ka seda, et ei õnnestu ja need munad lähevad katki, nii et tehke keedetud munadega. Ja meil oli hetkel 4 klaasi, 4 muna, 4 topsi. Neid võib olla vähem, neid võib olla ka rohkem, nii et te saate ise katsetada. Alustage soovitatavalt 1, harjutage 1-ga. Aga noh. Samas, kui te teete 4-ga, vahepeal juhtub see, et 2 muna jääb katki, 2 muna jäävad terveks, siis on ka selline edutunne täitsa sees olemas. Aga kõik need katsed, mida me praegu näitasime, need, mida me soovitasime kodus järgi proovida, me soovitame tõesti seda teha, te saate neid ka filmida ja saata siis e-maili aadressile. Saata, jah. Tallinna Kesklinna valitsuse Facebooki lehe sõnumitesse saata oma pildid ja videod nendest katsetest. Või siis e-mailile kesklinn@tallinnlv.ee. Et saatke need videod. See väike loos kestab kuni 13. novembrini ja kõikide nende vahel, kes saadavad videosid oma katsetest, loositakse välja ühe kinkekaardi. Jah. Ja suurepärane projekt kodus ettevõtmiseks. Tõmmake isa kaasa ja kiusake teda natuke nende katsetega. Ja siis kõikide vahel, kes seda teevad, loositakse välja Brain Gamesi kinkekaarti 45 € väärtuses. Et saate siis osta endale mingit põnevat ja arendavat mängu, samamoodi nagu teha ka arendavaid katseid ja filmida neid üles. Aga meie siit poolt nüüd vist lõpetame. Ja, aitäh, et tulite meid vaatama. Veel kord õnnitleme teid selle tähtsa päeva puhul ja soovime teile ilusat päeva jätku. Nägemist!